kuidas rada oli? Väga kiire, väga äge, sai kihutada, vahepeal oli muda, sai kõndida, sai metsa vahel sõita, aga üldiselt kiire ja mõnus. Mis oli kõige raskem hetk? Tead, täna mul ei olnudki ühtegi rasket hetke, võib-olla siin tõusu peal meil jäi Ain Kristiiniga teise, kolmanda koha peale ja võib-olla see tõus oli kõige raskem, et ma ei jõudnud tal tuules ära hoida ja rohkem ei olnud. Muljed on sõidust? Mõnus rallimine. Ega mõnus. Otsast lõpuni andmine ainult. Rada oli hea. Kartsin märjamat, aga oli päris hea. Kas need mudased kohad olid su jaoks keerulised ka? Ei, pigem lihtsad ja võidukohad. Sa tegid seal vahe sisse? Sealt võtsin kohti, jah. See oli võimalus. Aga kuidas see lõpu finišeerimine su jaoks oli? Suures pundis ja tuulest tulek, et tuli võtta viimast, kui võtta andis. Hästi läks, et maastikumehel oli siuke raske ja kiire sõit, et ma ei eeldanudki, et ma täna võidan, et ma üritasin seal võimalikult ees lõpuks lõpetada. Kuidas need mudased osad nagu mõjusid? Need mõjusid üllatavalt, et see 20 kilomeetrit enne lõppu mingi laskumine, kus oli nii-öelda ohtliku koha mingi nooled või märgid. Et see koht oli minu jaoks täitsa üllatusena ja seal need vahed lõpus sisse tekkisidki, et 3 esimest said minema ja me jäime 3 kemplema sinna taha. Palju õnne, Mari-Liis. Räägi, mis muljed olid rajast? Rada oli väga kiire, et selles mõttes võrreldes varasemate aastatega oli kindlasti kiirem, aga oli väga palju siukseid kivisid. Suutsin ise sõidu esimeses pooles, suutsin rehvi ära lõhkuda. Et näed siin täitsa parandatud, et siis oli pikalt jamamist, et saaks nagu rehvi õhu täis ja kas üldse edasi saab sõita. Päris mitu punti panid selle ajaga mööda ja seal hulgas ka paar naist. Et siis peale seda koos Tauri Jürisaarega siis hakkasime tööd tegema, et vaikselt siis neid punte kinni nabida. Et täna õnneks jalg oli päris hea, et selles mõttes saime seal päris kähku esimesed kätte. Mis osutus lõpus määravaks? Ma ei oska niimoodi öelda, et eks ma arvan, et täna lihtsalt olid head jalad ja kuna suutsin kannatada, et ma isegi imestasin, et ma nagu lõpuni välja kannatasin, sest me põhimõtteliselt kahekesi ainult omavahel tööd tegime. Et ilmselt lihtsalt jah, see, kes paremini kannatas, et see oligi edu võti. No nii, palju õnne, Lauri. Et räägi, mis meeleolud olid rajal? Meele olid väga head. Me käisime 2 päeva varem rada vaatamas ja tundus, et äge rada ja nii ta oligi. Täpselt 2 tehnilist kohta, kus saime raskeks teha sõidu ja nii ta oli. Mis osutus nagu määravaks sellele sõidule? See silla koht kilomeeter 55, seal ma läksin ette, tegin raskeks koos Markus Mäeoiboga ja tuli vahe sisse, Markus Pajur tuli tagant üksi järgi ja sõitsime 3 lõpuni. Mis otsustas lõpu?
lõpus oli väga huvitav, et Markus Pajur on teada, et ta on kõva finišeerija, et ma ei teadnudki, mis ootustega peale minna. Mäe juba üllatus varakult, sai väikse vahe, aga me tulime tagant hooga, ma panin tast mööda ja Markus Pajur ei saanud ennem kurvi mööda ja siis oligi korras.